Kliendile saadetud dokumentide hulgas on Euroopa standardinfo teabeleht, tarbijakrediidileping ehk teisisõnu kliendi laenuleping, kinnisvaraga tagatud tarbijakrediidilepingu üldtingimused. Kui vaadata laenulepingut, siis siin näed laenusummat, siin näed lepinguperioodi, mis on toodud ära kuudes, siin näed esialgset intressimäära, siin krediidikulukuse määra, siin näed lepingu sõlmimise tasu, siin näed oma finantseeringu summat, siin maksekuupäeva. Kuumakse kohta saadetakse kliendi e-postile e-arve 7 päeva enne maksepäeva. Soovitame kliendil sõlmida oma kodupangas e-arve püsimakseleping, mis tähendab, et e-arve edastatakse Bigbanki poolt automaatselt kliendi kodupanka ja laenumakse tasumine toimub automaatselt. Intressimäära all näeb, mis intressiga hakkab klient laenu tagasi maksma. See tähendab, et siin on kokku arvestatud pangapoolne intress pluss Euribor. Siin on ka näha mitme kuu tagant kliendi lepingus Euribor üle vaadatakse ning vastavalt sellele muutub ka intressimäär ja tagasimaksete suurus. Lõplik Euribor fikseerub siis, kui tehakse laenu väljamakse ja siis võetakse Euribori seis, mis on fikseeritud 2 päeva enne väljamakse teostamist. Kõik muud kliendi laenu puudutavad tingimused on ära toodud standardinfo teabelehes ja laenulepingu üldtingimustes, seega palume kindlasti nendega tutvuda. Järgnevalt vaatame üle mõningad tarbijakrediidilepingut puudutavad mõisted ja tingimused. Hüpoteek on kinnisvara pant, mis annab laenuandjale ehk antud juhul pangale tagatise. Juhul, kui klient ei tasu laenu nii, nagu on kokku lepitud, siis saab pank panna tagatise sundmüüki. Laenu tagatiseks olevale kinnisvarale seatakse hüpoteek ning hüpoteegi summa on 1,3 korda suurem kui laenusumma. Hüpoteek tagab lisaks laenusummale ka kõrvalnõudmed, nagu näiteks kogunenud intress, viivis või võimalikud leppetrahvid ning sundmüügi korral võimalikud kulud, näiteks kohtukulud. Näiteks, kui sinu laenusumma on 100 000 eurot, siis hüpoteek sinu kinnisvarale seatakse summas 130 000 eurot. Hüpoteegi summa näitab maksimaalset summat, mida pank võib nõuda tagatiseks antud kinnisvara sundmüügist. Kui kinnisvara müüakse kõrgema hinnaga kui pangale võlgnetav kogusumma kokku, siis peale võlgnevuse katmist ülejääv summa jääb vara või tagatise omanikule. Ühishüpoteek tähendab seda, et laen on tagatud rohkem kui ühe tagatisega ja üks ühine hüpoteek on seatud mitmele kinnisvarale korraga. Kui tavaliselt seatakse hüpoteek kinnisvarale, kas siis näiteks korterile või majale, mida kodulaenuga ostetakse, siis ühishüpoteegi korral on teine kinnisvara antud lisatagatiseks. Peab meeles pidama, et lisatagatise andnud isik vastutab oma kinnisvaraga kliendi laenu tasumise eest. See tähendab, et lisatagatise omanik peab teadvustama, et pangal on õigus temale kuuluvat vara realiseerida juhul, kui laenu saajal tekivad makseraskused ning ta ei suuda laenu korrektselt maksta. Hüpoteegi seadmiseks tuleb sõlmida notaris hüpoteegi seadmise leping. Hüpoteek seatakse ostetavale kinnisvarale või võimalikule lisatagatisele koos ostumüügi tehinguga, juhul kui kliendil on plaanis kinnisvara osta. Notari aja broneerib büroosse tavaliselt panga esindaja eelnevalt kokkuleppel klientidega. Veel tuleb silmas pidada, et kui klient sõlmib kodulaenu või kinnisvara tagatisel laenulepingu, siis selle laenu tagatiseks olevale kinnisvarale seatakse alati hüpoteek panga kasuks esimesele järjekohale. See tähendab seda, et kui kliendi kinnisvaral on veel lisaks mõni hüpoteek, siis kinnisvara sundmüügi korral saab esmalt oma nõude summa tagasi see hüpoteegi pidaja, kelle kasuks oli esimese järjekoha hüpoteek seatud. Alles seejärel on tagatud järgmistel järjekohtadel olevate hüpoteekide nõuded. Kui kliendi laenulepingus on lisatagatis, siis on võimalik teatud aja möödudes lisatagatist ka hüpoteegi alt vabastada.
Seda saab teha, kui laenujääk on olulisel määral vähenenud või põhitagatiseks oleva kinnisvara turuväärtus on oluliselt tõusnud. Sel juhul võib pank küsida tagatise lisahindamist, kuna kinnisvara väärtus on ajas muutuv. Uut hindamist on vaja selleks, et hinnata, kas laenulepingust tulenev laenujääk on piisavalt tagatud ning kas on võimalik lisatagatist hüpoteegi alt vabastada. Detailsemalt räägib hüpoteegist notar hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimise käigus. Tagatise ja hüpoteegi kohta saab lähemalt lugeda ka kliendi laenulepingu juures olevatest üldtingimustest ning sealt olevast alapunktist tagatis. Üldtingimused on leitavad ka Bigbanki kodulehel. Nüüd vaatame üle ka tagatisvara kindlustamise nõuded. Laenu tagatiseks olev kinnisvara on alati vajalik ka kindlustada. Kindlustuslepingu sõlmimine on kliendi kohustus. Kindlustus on kohustuslik seetõttu, et kui laenu tagatisega juhtub kahjujuhtum ning tagatis hävineb või selle väärtus väheneb olulisel määral, siis hüvitab kindlustusfirma tekkinud kahju ja antud hüvitise abil on võimalik tagatise olukord ja väärtus taastada. Kui rääkida kindlustusest detailsemalt, siis on oluline, et kindlustatud peab olema nii põhi- kui ka lisatagatis kogu laenuperioodi vältel. Soodustatud isikuks tuleb märkida Bigbank. Tagatis peab olema kindlustatud taastamisväärtuses. Kindlustus peab katma kõik järgnevad riskid: vee, tule, vandalismi ja loodusõnnetuse ohust tulenevad riskid. Sellist kindlustust nimetatakse ka kompleks- või pakettkindlustuseks. Kindlustuslepingusse määratakse alati ka omavastutuse määr. Maksimaalne lubatud omavastutus on 700 eurot. Omavastutus on rahasumma, mis tuleb õnnetuse korral inimesel endal tasuda. Ehk kindlustus katab õnnetuse tõttu tekkinud kahju summa miinus omavastutuse summa ja selle omavastutuse summa võrra väheneb õnnetuse järgselt välja makstav kahjusumma. Bigbank teeb koostööd Easy kindlustusmaakleriga, kes peale laenulepingu sõlmimist saadab kliendile pakkumise kindlustuse sõlmimiseks. Kui kliendil on teine kindlustusselts, kellelt on kindlustus võetud, siis võib sõlmida panga nõuetele vastava kindlustuse nendega. Kuid sel juhul on vaja nii kindlustuspoliis kui ka kindlustusmakse tegemist kinnitav maksekorraldus edastada Easy kindlustusmaaklerile e-posti teel aadressile bigbankpolice@easy.ee. Pöörame tähelepanu asjaolule, et juhul, kui klient ei ole kindlustust sõlminud, siis kindlustab pank kliendi kinnisvara ise, kuid sellisel juhul kohustub klient pangale need kulud hüvitama. Kindlustusleping peab olema sõlmitud 7 päeva jooksul peale notaritehingu toimumist ja edastatud panga koostööpartnerile Easy kindlustusmaaklerile koos esimese maksekorraldusega hiljemalt 9 päeva pärast notaritehingu toimumist. Kindlustuslepingus peab olema nähtav kindlustusperiood, mis on minimaalselt 1 aasta. Tuleb ka silmas pidada, et kui kliendil jääb mingil põhjusel kinnisvara kindlustamata, siis võib pank rakendada leppetrahvi. Tagatise kindlustamise kohta saab lähemalt lugeda ka kliendi lepingu juures olevatest üldtingimustest alapunktis tagatise kindlustamine. Üldtingimused on leitavad ka Bigbanki kodulehel. Nüüd räägime ka laenu ennetähtaegsest tagastamisest. Kui klient soovib osaliselt või täies mahus laenu enne tähtaega tagastada, siis annuiteetgraafiku puhul näeb see välja nii. Esmalt peaks tegema avalduse vastavalt sellele, kas klient soovib tagastada laenusumma kogumahus või osaliselt. Avaldus peab sisaldama ka laenu tagasimaksmise kuupäeva. Juhul, kui klient laenu tagastamise kuupäeva täpselt ei tea, siis saab seda kuupäeva teavitada pangale 3 kuu jooksul, arvestades avalduse pangale esitamise kuupäevast. Juhul, kui eelnimetatud 3 kuu jooksul klient pangale laenu ennetähtaegse tagastamise kuupäeva ei teavita, siis avaldus aegub, mis tähendab seda, et kui klient soovib jätkuvalt laenu ennetähtaegset tagastada, tuleb teha uus avaldus.
kui klient teeb avalduse 3 kuud ette ja tagastab kas kogu laenusumma või kokkulepitud osalise laenusumma avalduses nimetatud tagastamise kuupäevast arvates hiljemalt 14 päeva jooksul, siis ei pea klient ennetähtaegse tagastamise hüvitist maksma. 3 kuud arvestatakse alates kliendi kirjaliku avalduse kättesaamisest. Kui aga klient soovib tagastada osa laenust või kogu laenusumma koheselt, siis lisandub tasumisele kuuluvale summale ennetähtaegse tagastamise hüvitis. Ennetähtaegse tagastamise hüvitise suurus on võrdne tagastatavalt laenusumma osalt arvestatud 3 järgneva kuu tasumata intressiga. Kui kliendil on laenuleping erigraafikuga ja klient soovib teha osalist tagastamist ning tagastatav summa on üle 1000 euro, siis ei pea klient ennetähtaegsest tagastamisest panka pikalt ette teavitama ja tagastamise hüvitis kliendile ei rakendu. Laenu ennetähtaegse tagastamise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda ka lepingu juures olevatest üldtingimustest alapunktist ennetähtaegne täitmine. Üldtingimused on leitavad ka Bigbanki kodulehel. Juhul, kui kliendil tekivad makseraskused, siis soovitame kindlasti esimese asjana võtta meiega ühendust, et saaksime leida sobivaima lahenduse ning kiirelt tegutsedes väheneb ka tõenäosus trahvide ja viiviste tekkeks.